kuidas see hind erineb näiteks elekter versus vesinik? Et selline raske transport võiks järgi tulla, et seal on kindlasti selline väga hea alternatiiv diislikütusele. Paljudes kohtades üldse sellist imetrikki teha saab, et vesinikku endale autosse lasta? Jah, ilmselt kõige uuema kaasaegsem tehnoloogia ei saa olla kohe ka kõige odavam. Tere, head Energiakooli vaatajad, järjekordne osa on teie ees, mina olen Brent Pere ja täna räägime taas kord vesinikust. Ajal, mil Lähis-Idas on järjekordselt puhkenud suurem konflikt ning kui vaadata bensiini ja diisli hindu, siis tõmbab pisara silma. On mõistlik rääkida ka alternatiividest ja selle jaoks on meil stuudios külas täna 2 külalist. Alexela jätkusuutlike kütustuse arendusjuht Artur Janov. Tervist. Ja Hyundai järelteeninduse juht Ahto Jõesalu. Tervist. No kas vesiniku fännidel on praegu täielik pidupäev, et nüüd tahavad kõik vesinikku kasutada ja hakkavad huvi tundma? Ja võiks ju nii olla, kui oleks ainult autosid millega sõita ja oleks palju kohti, kus seda vesinikku tankides. Aga neid vist praegu väga ei ole. Jah ja ei. Ühest küljest me arendame, oleme valmis uusi projekte käivitama, aga teatud siis tingimuste täitumisel ja see üks täitumus on tõesti lõpptarbijate olemasolu ja kui palju neid on võib-olla isegi täpsem sõnastus. Ja ütleme, ega Alexela kontekst on alati olnud üks valdkond kindlasti transport, aga me vaatame ka ikka laiemalt ka tööstus ja keemia lahendusi, mis on nagu osa sellest energeetilisest mängust. Nii et tegevuskavasi meil on mitmeid, tegevusi on toimumas ja kui vastata nüüd küsimusele, kas vesiniku entusiastidel on pidupäev, siis kindlasti ei tahaks nüüd päris nii öelda, aga ütleme, ma võtaks laiemalt seda siis, et alternatiivkütuste inimestel on kindlasti võib-olla natukene elu praegu rahulikum ja võib-olla nad ei vaata just iga päev posti hindasid. Nii et ütleme jah, see paneme mõtlema tahes tahtmatult, et just selles kontekstis, et mis valikut inimene teeb enda näiteks sõiduvahendi valimisel lähitulevikus. Kui rääkida sellest, et kui palju meil neid vesinikuautosid üldse Eestis on, no me räägime vahepeal tulevad uudised, et kuidas võetakse kasutusele vesinikubussid ja nii edasi, aga mis see maht reaalsuses tegelikult on? Ja, et päris reaalsus on see, et maht on tegelikult kaduv väike, et kui hakata vaatama siis protsenti kogu autode hulgast või uutest registreeritud autodest, siis tegelikult protsenti ei annagi välja. Et see osakaal on väga väike, et võib-olla suures pildis terve Euroopa peale või niimoodi vaadata, siis võib-olla heal juhul 1000 elektriauto kohta kas üks vesinikuauto müüakse. Nii et tegelikult kogu autode mahust moodustab pigem sinna 0, midagi protsendina. Nii et see maht on väga väike, kuigi Alexela on valmis, autotootjad, vähemalt osad on ka valmis, näiteks Hyundai juba aastast 98 esimesed vesiniku sõiduauto katsetused hakkasid pihta. Seeria tootmine esimene oli siis 2013 aastal. Ta on küll väike seeria, eks ole, aga siiski seeria tootmine oli siis Hyundai X35 ja täna on siis Nexo teine põlvkond välja tulemas kohe, et näha on, et suured autotootjad tegelikult ka panustavad sellesse ja näevad mõtet arendada seda tehnoloogiat, sest seda tehnoloogiat ei saa ju tootja arendama hakata üleöö. Sinna tuleb panustada nagu igapäevaselt ja siis, kui tekib võimalus, siis oled see, kes turul võtab oma osa. Miks sellega siis nii on, et arendatakse küll juba pikalt ja räägitakse oma jagu, aga autosid ikka ei ole? Pole see isegi, jah, see ongi selline kindlasti kanamuna küsimus, see on legendaarne selline termin. Ühest küljest ei ole autosid, teisest küljest ei ole tankled ja eks nad sõltuvad üksteisest. Ma arvan, et ega siin tulebki nagu vaadata võib-olla sellist ratsionaalsuse aspekti ka kindlasti, et miks neid vesinikautosid on vaja, kas nad on kütuselemendiga või on nad lausa sisepõlemismootoriga, mida mõned suur raske transpordi tehased arendavad. Seda võib ka öelda ka vahepealseks etapiks võib-olla. Ja siin tulebki vaadata võib-olla ka laiemalt, et ei tasa ära unustada, et kui me räägime vesinikust, siis vesinikust me saame ka arendada ja toota edasi teisi e-kütuseid, mis olemus tähendab ei midagi muud, et me saame rakendada ja kasutada ära
olevaid diislikütuse bensiinijaamasid, eks ole. Et see investeeringud, mis on tehtud miljarditesse siin ja miljarditesse kogu selle taristu väljaehitamiseks, et seda saab ka tulevikus läbi selliste uute e-kütuste ikkagi edasi kasutada. Ja võib-olla seda autode poole pealt, ega ma arvan, et on selline üldine arvamus on, et ega kerge sõidukid arvatavasti on ikka sellised elektrifitseerimise teed minemas väga tugevasti, vaheetapina raske transport. Ja nüüd küsimus ongi, kui vaheetapp see on ja mis raske transpordi põhikütuseks saab, võib-olla tekibki selline väga korralik energiamiks, vastavalt siis olukorrale kasutatakse erinevaid lahendusi, et ma arvan, et ikkagi see ikkagi väga tavaline lähenemine ikka võiks olla ja ütleme selline, et õige töö jaoks õige tööriist, selline, ma arvan, saab tulevikus eriti hästi kuidagi ära lahterdatud võib-olla. Jah, sest kui mõtlema hakata, kuidas siis vesinikuga see auto töötab, et tegemist on traditsiooniliselt elektriautoga, sa küll mainisid, et on võimalik ka sisepõlemismootori vesinikukütusega autod, aga see on pigem sellised suured tööstuslikud mootorid ja sarnane lahendus. Aga selline tüüpiline vesiniku kütuseelemendiga auto või siis see kütuseelement paigaldatakse hoopis kuhugi tsentraalselt, on see siis korterelamu juurde, eramu juurde. Kui meil on olemas võimekus sinna vesinik transportida, siis on võimalik sellest ju toota omale lokaalset elektrit, sooja ja nii edasi. Et natuke laiemalt uurides võid leida, et kuskil Jaapanis näiteks selliseid lahendusi on nagu olemas, et toota siis lokaalselt soojust või elektrit vesiniku kütuselemendi abil. Et ei pea ainult piirduma autode või sellise tööstusliku tehnikaga. Jah, minu arust väga hea näide, et see ongi, tuleb nagu laiemalt vaadata, et ei ole selline üks ja ainuõige energiakandja. Sest ütleme päeva lõpuks ikkagi vesiniku, ikkagi energeetikud vaatavad ikkagi enne kõik energiakandjana ja energiasalvestina, maakeeli patareina, millest saab nagu siis muundada edasi või tagasi ja uusi asju toota. Et ütleme, siin tulebki nagu vaadelda alati siis nagu laiemalt võimalusi ja kuidas nagu rakendada seda asja. Et täiesti hea näide oli see praegu, mulle ka väga meeldis, et tulebki vaadelda laiemalt alati. Nii et pigem me ikkagi näeme siis seda, et näiteks sõiduautode vaatest just pigem ikkagi arenevad elektriautode see, et vesiniku pealt sõidetakse elektrimootoriga, pigem on selline, tore, et ta on, aga laiemalt kasutust tõenäoliselt. Praegu vaadates see tundub pigem niimoodi, hästi palju arendatakse ju seda tööstuslikku transporti, et kui Hyundal on see sõiduauto Nexo, siis tegelikult on seal kõrval ju veoauto programm, mis on ka päris oluline, ma arvan, tulevikus. Et just veoautod suudavad kanda neid vesinikupaake ja sõita pikki ohemaid. Sinna ei ole võimalik panna suurt akut. On võimalik, aga nii suurte akude, nii suures mahus tootmine ilmselt ei ole mõistlik, nagu oleks seda vaja veoautodele. Nii et siin võiks see vesinik olla täiesti omal kohal. Nii et see ongi pigem see vesiniku tuleviku koht, kus seda võiks hakata rohkem kasutama. Kindlasti on see, et me näeme ise ka, et selline raske transport võiks järgi tulla, et seal on kindlasti selline väga hea alternatiiv diislikütusele, eriti kui on võib-olla sellised rohe-eesmärgid eriti tugevasti fokusseeritud mõnel globaalsel ettevõtmisel. Ja ega kui me võtame nagu laiemalt ütleme transpordisektor, mis raske transport puudutab, siis biometaan Eesti maine, see ei ole ka kuhugi kadunud, et see saab võrrelda. Elekter kindlasti tuleb tugevamini peale, sellest ei ole küsimust. Küsimus on võib-olla see ajateljes, et kuidas see nüüd täpselt hakkab tulema, et kui me nüüd vaatame ka selliseid potentsiaalse geopoliitilisi olukordi, kus mõned protsessid lihtsalt kiirendavadki üleminekut alternatiivkütustele, nagu saatejuht ka alguses alustas, et need asjad on mõned mõtte alternatiivkütustele vesiveskile ja nii ta on. Aga diislikütusega ma ütlen ausalt, ega see ei kao lähiajal kohe kindlasti kuskile, et see on nagu kindlasti selline selgroog, mille pealt saab hakata mõtlema ja vaatama. Jah, see peaks siis tähendama ju seda, et meil järsku tekib üleöö raskeveokite park, mis on võimelised vesinikku tarbima. Selge see, et seda ei juhtu ka 10 aasta pärast sellises mahus, et see võtab lihtsalt nii palju aega. Aga jah, see vesinik, võib-olla see teine ongi see energia salvestamine, et mitte otse kasutamine kohe, aga kui meil on hästi tugevalt siis arenduses kõik tuulepargid, päikesepargid üle Euroopa, Eestis,
siis paratamatult tekib see olukord, kus ühel hetkel see toodetud elekter ei mahu kuhugi ära ju. See liinid ei võta seda vastu, keegi ei tarbi seda. Ja siis tuleb need päikesepargid või tuulejaamad lihtsalt kinni panna. Ja nende efektiivsus langeb nagu drastiliselt. Sel hetkel, kui ta ei tööta, on see ju tegelikult kahjulik. Ehk et sealt see kompleksne lähenemine, üks võimalus siis toota vesinikku sellega ja kas siis vesiniku torujuhtme kuhugi viimine on näiteks odavam kui uute elektriliinide ehitamine. Mina seda ei oska öelda, aga võib-olla isegi on ju. Aga iseenesest see mõte, et sinna juurde vesiniku tootmine ehitada oleks mõistlik ja jätkusuutlik? Sellise arendusi on tõepoolest on olemas ja katsetatakse just Põhjamerel oleme täheldanud, et selline nagu mõnes piimaringi küsimus tekib, eks ole, et kaks varianti, kas tõesti iga tuuliku alla teha mingisugune väikene toru, mis tsentraalselt siis kuskile viib edasi. Ütleme, ka soomlased on mõttega edasi arendatud just sellise harvestingi lähenemisega, siis toodame kuskile, viime kuskile, kus on selle jaoks nõudlus. Koha peal ka projektid, kus on nagu võib-olla selline ulmelisem, mis on võib-olla natuke distantsi pealt ja kus ei ole mõistlik torusid teha, ongi selline pudeldamise lahendamised ja kõige hullemad asjad, mida kõige sellised võib-olla ma ei saa öelda, et majanduslikult võib-olla kõige mõistlikumad, aga puhtalt teoreetiliselt on ka arendatud mõtet, et kohe ka veeldada siis tuulikuparkide või siis päikseparkide juures. Et neid lahendusi on, kus see mõistlikkuse piir, kindlasti seal on just äriline pool tuleb mängu enne kõike ja eks lõpptarbija, et kes on siis nõus seda ära ostma. Et ma arvan, et mis nagu vesiniku kontekstis ja kui me räägime vesinikust kui energiakandja ja ka sisend toore teiste kütustele ja kütusekandjate energiakandjatele, ammoniaak ja metanol. Ega siin tulebki nagu vaadelda, et võib-olla regiooni põhist lähenemist, et kui me räägime näiteks autodest tuleme tagasi, eks ole, et võib-olla vesiniku kütuselemini kasutamine, selle jääksoojuse ära kasutamine, et meie regioonis on väga, väga vajalik, millest väga tihti ei räägita. Võib-olla Vahemeremaades ei ole nii vajalik, et ütleme, seal on pigem jahutusega küsimus. Ja sealt tekivadki sellised võib-olla kogu kasuliku energia ära kasutamise printsiibid, et vesinikuautod toodavad ka sooja, talvel on see väga vajalik meie regioonis, mujal võib-olla ei ole nii hull ja sealt tekivadki sellised plussid, miinused versus elektriautodega. Et võib-olla sellised väiksed pisiasjad on need, mida tegelikult ma näen, et turul küsitakse, uuritakse ja väga huvitav olekski võib-olla mingi aja pärast võrrelda, et mis siis -20 elektriauto ja vesinikuauto, diislibensiin on alati kõrval, et mis siis nagu selline päris selline samadel tingimustel samas rajoonis oleva autode võrdluseks tulla siis lõpuks. Jah, et siin võib natuke täiendada, et kes on ise kogenud elektriauto kasutaja, sellise -20 kraadise külmaga, siis paratamatult päris oluline osa soojus või sellest energiast kulub ju ka soojendamise peale. Ja lisaks sellele, et kõrgepinge aku päris efektiivselt 100% töötaks, siis ta peab olema nii-öelda töösoe. Ehk siis -20 läbikülmunud aku kindlasti ei anna sulle 100% seda potentsiaalset võimsust välja. Mis küll otseselt ei ole probleem tänapäeval, kõik autod sõidavad, aga vesiniku kütusega autol seda probleemi ju ei ole. Ja siin täiendada jah, et kütuseelement, kui ta toodab siis vesinikust elektrit, siis on jah, seal jääksoojus on päris suur osa ehk vesiniku kütuse kasutegur kütuseelemendis on seal ligi kaudu 60%. Seal väga palju parem ta ka ei ole ja parimatel ta nii on. Nii et kui sisepõlamismootoril jääb see ikkagi oluliselt allapoole. Aga see ülejäänud 40% ongi siis soojus ja seda saab kasutada auto salongi kütteks. Nii et vesinikukütusega autol ei ole seda probleemi, et me talvel sooja ei saa või meil talvel sõidu ulatus oluliselt lüheneb selle pärast. Nii et siin jah, tegelikult vesiniku elemendiga elektriautol on siis suuri eeliseid aku elektriauto ees. Aga kuidas see hinnavaatest erineb, et kui ütleme piltlikult öeldes paak täis lasta, et kuidas see hind erineb näiteks elektri versus vesinik?
No ma arvan, ütleme väga suur omapära võib-olla ongi see, et kui elektriauto omad, kellel on näiteks oma maja või kes saavad parkida kuskil kodustes oludes, siis kindlasti on see hind üks avalikes laadijates ja ütleme trassil olles, teel olles ja ka vesiniku võrreldes, mis on avalik koht, mis igaüks endale kindlasti ehita endal tanklat, eks ole. Et see hind on võib-olla natuke teine. Ja kui ma nüüd võrdlen lihtsalt neid kütuse hindasid täna ja nüüd ma paneme nüüd jälle selle Hormuzi väina olukorra nii-öelda konteksti, et mis nüüd järgmised 3-4 aastat tulevad ja kuidas nüüd täpselt Euroopa Liit hakkab need oma ETS2 ja RED 3 nii-öelda kehtestama. Et ma arvan, see ajatelg tuleb alati perspektiivis võtta. Täna ma väidan, et vesiniku hind analoogne bensiini ja avaliku elektrilaadimise hindadega, et kui me viime üle ta nii-öelda kilomeetri peale võib-olla. Ja ma arvan, et see huvitav alternatiivkütuste jaoks võib-olla periood tekib just siis, kui need rangemad reeglid hakkavad kehtestama, mis päeva lõpuks ei ole tore uudis, aga praegune tendents on küll siis selles suunas, et see vahe kindlasti käriseb väiksemaks ja mõistlikumaks. Nii et praegusel hetkel täna ei ole väga, et kui vesinikuautot omavad inimesed, siis need ongi pigem entusiastid, et mingit rahalist sellist võitu sealt väga ei ole. Rahalist suurt võitu ilmselt jah ei ole, et kindlasti üks nii-öelda keskmine vesinikuauto, mida siis Euroopa turul tegelikult 2 tootjat on siis Hyundai Nexo või Toyota Mirai, et ega ta ei ole odavamate autode klassist auto ja kütus oli, postihind oli, täna oli minu meelest vesiniku kilo oli 13,99, ma vaatasin täna vesiniku tanklas. Aga siin tuleb kohe ka võib-olla meelde tuleda, et esiteks see on kindlasti selline väga roheline, eks ole, vesinik on üks asi, et ta on isegi selle hinna juures võib-olla hirmutav per kilogramm 14 € praktiliselt, et see on selline võib-olla tundub nagu ei ole hoomatav, aga selle kilogrammiga sa saad ka sõita üle 100 kilomeetri, et seal tuleb see konteksti panna kindlasti ja teine pool selle asja juures on, et jah, et ei taha öelda, et me oleme Euroopa kõige odavamad, aga kindlasti eesmärk on, et see oleks kindlasti tavatarbija jaoks väga hea alternatiiv. Selle alternatiivi saavutamiseks me teemegi tööd, et saada mahtu taha ja kui see maht on saavutatud, teatud kriitilisi piiri ületatud, siis kindlasti numbrid peavad olema korrigeeritud, et me väga hästi teadvustame seda kindlasti ja esimesed pääsukesed on vahest natukene keerulisemad ja tööme tööd. Jah, ilmselt kõige uuema kaasaegsem tehnoloogia ei saa olla kohe ka kõige odavam. Et kuni see skaleeritakse, kuni seda mahtu kasvatatakse, see võtab aega. Ja see tehnoloogia on seal taga on päris vägev, et kui võtta kas või auto näiteks, et see auto nüüd saakski selle vesinikuga sõita, siis on see vesinik ju vaja sinna autosse tankida. Aga kui me rääkisime siin kilo hinnast ja et kilo saab sõita üle 100 kilomeetri, nii ongi. Aga et mitu kilo ma siis sinna autosse pean panema seda, ja kui suur see maht on tegelikult. Et Hyundai Nexo puhul siis täispaak, õigemini seal autos on 3 sellist paaki. Need täidetakse siis vesinikuga, gaasilise vesinikuga ja kui need paagid on täis, siis nende paakide surve, vesiniku surve seal sees on siis 700 baari. Et see on päris suure rõhu all ja kokku siis 6,7 kilo on selle 3 paagi peale, mahub siis nii-öelda kilodes seda vesinikku sinna, mis siis tagabki seal ligi võib-olla 700-800 kilomeetrit läbisõitu selle ühe tankimisega. Et siis võib nagu arvata, et mis see tehnoloogia seal taga on. Et need paagid on ju ka eriliselt disainitud ja ehitatud, et nad on turvalised, testitud kõikidele avarii, põrke, kukkumis, temperatuuri ja isegi tulirelvade testid on nad läbi teinud. Et loetakse vähemalt sama turvaliseks kui tavalist bensiinipaaki või bensiinimootoriga autot tegelikult. Aga ajaliselt, kui kaua see tankimine aega võtab, me teame, et elektriga läheb natuke kauem aega kui bensiini või diisliga. Ja. No minu andmetel ligi kaudu umbes 5 minutit käib see protsess, nii et suhteliselt kiiresti. Võib-olla natuke kauem siis kui bensiini või diisli tankimine, aga mitte ka oluliselt kauem. Et seal on siiski auto suhtleb siis selle vesiniku laadimisjaamaga. Et ka võib-olla huvitav teada mõnedel, et kui te nüüd selle vesiniku
tankuri nii-öelda püstoli sinna auto külge ühendate, siis auto poolt siis selle tankuri suunas toimub siis infrapuna kommunikatsioon. Et seal on selline infrapuna saatja, mis siis annab infrapuna signaali ja siis tankuri püstoli pool võtab selle vastu ja saab siis teada, kui palju autopaakides on vesinikku, kui suur on see surve, kui suur on paakides temperatuur ja vastavalt sellele reguleerib siis selle vesiniku surve, mis tuleb välja siis vesiniku tankurist auto poole. Et selline. Ja nii ongi jah, et ütleme, see tehnoloogia on seal tark tehnoloogia selles mõttes, et ta ei ole nagu tavaline pumba lahendus, et elektroonikat on palju kõvasti, tarkust, softi, nii et tapab. Et meil seal pool tanklat on elektroonikat täis, et ja ütleme, see on kõik selleks, et see asi oleks ohutu, eks ole, ja kõik oleks nagu mõistlikult kontrollitud ja kõige olulisem võib olla päeva lõpuks, et ka klient ei saaks petta nii-öelda pool huumoriga öeldes, et need mõõtmised asjad on nagu väga piinliku täpsusega tehakse, et selles mõttes on väga head vahendid selle jaoks olemas meil. Isegi ütleme, kui me tegime enda tanklate nii-öelda commissioningi, siis sealt labor tuli Saksamaalt, kes nii-öelda mõõtis kõik asjad üle, et need asjad oleksid valideeritud ja siis tuli selline mõne suure kolmanda osapoole Pitser tuli siis peale, et jah, see on valideeritud tehnoloogia. Et ma arvan, et see pool on väga reglementeeritud, väga ohutu, see üldse küsimus, mida me näeme klientide ja ütleme ka autotootjate poole pealt kindlasti, et see hind oleks alati odavam, aga hind peab alati odavam olema, et sellest ei pääse. Et see on selle puhtalt inimloomuse osa kindlasti, et hea oleks tasuta saada muidugi, et või peale makstakse, mis oleks veel parem. No jah, et naljaga pooleks võiks öelda, et kui meil elektribörsihind kukub siia peaaegu nulli, et kui me selle elektriga nüüd toodame vesinikku, et siis võiks ju vesiniku hind ka sel ajal olla. No umbes nii. See oleks väga armas. Umbes nii. Aga siit ongi hea näide, see võib-olla jätkuks, et negatiivsed elektrihinnad, mis praegu kormatakse alla lihtsalt näiteks päikesepaneeliparki lihtsalt siis lülitatakse välja piltlikult öeldes, et see oleks võib-olla see võimalus toota väga hea hinnaga vesinikku, seal kindlasti mingi püsikulu, jooksevkulu on kindlasti veel eraldi, aga ütleme see sisend, mis on põhiliselt ikkagi elekter, kui me räägime sellist rohe RFNBO lahendustest. Nii et kindlasti on see mõttekoht, et kuidas paremini juhtida, toota ja seda me ka teeme juba praegu, et võimalikult efektiivselt kõik ära kasutada. Aga muuseas Alexela tankla vesinik tuleb siis kus kohast? See toodetakse Eestis ja meil partner Utilitase väo tootmiskompleksi juures Eesti tehnoloogiaga, Stargate'i lahendusega. Nii et ütleme, toodetakse sealt samas olevates päikesepaneeliparkidest osaliselt enamusest ja siis ongi selline hästi huvitav, hea suurepärane tervikahela, et kus ongi tootmine Eestis, toodetakse Eesti tehnoloogiaga ja siis Eesti ettevõte müüb siis turule seda 2 tanklas. Nii et selline väga hea koostöö. Väga hea. Me rääkisime sellest, et kuidas Alexelas vesinik tanklatesse jõuab, aga me pole seda ära maininud, et kui paljudes kohtades üldse sellist imetrikki teha saab, et vesinikku endale autosse lasta? Jah, et Alexela oskab rääkida siin Eesti, see on 2 kohta siis jah. Ja meil endal siis Hyundai turustajana on siis kogemus ka Lätiga, et Lätis siis Riias on olemas selline ma ei tea, kas siis Riia linna bussipark nii-öelda lihtsustatult öeldes ja seal on neil sõitmas mõned vesiniku kütusega bussid. Nii et kui meil oli vahepeal kontoris tema auto, Hyundai Nexo vesiniku kütuselemendiga auto, siis et seda tankida, nüüd me saame seda teha Alexela tanklates, aga varasemalt seda võimalust ei olnud, nii et siis võeti see auto teise auto kukile ja viidi Riia linna, seal bussipargis tangiti vesinikuga ja toodi ta siis siia teise auto kukil demo esitlusteks ja sõitudeks tagasi. Päris keeruline autosid müüa. Olukord oligi, jah. Aga see tegelikult illustreeribki seda kana-muna küsimust, eks ole, et kuidas sa müüd autot, kui sul ei ole kohta, kus tankida, ja 2 tanklat on Tallinnas olemas. Üks on sellise raske transpordi fookusega küll. Meil on arenduses nii Pärnu kui Tartu lahendused. Tõepoolest Lätimaal on
on üks, ma tean, et Soomes tuleb vist 2 praegu järjest arendavad ja noh, kui me vaatame ikkagi sellist Euroopat, eks seal on hästi palju tulnud juttu sellest, et pannakse vesinikutanklad üldse kinni suurtes kogustes. Võib-olla väga ei mainita seda, et need esimesed tanklad, mis olid, need olid väga tagasihoidlikud võimekatusega, ehk siis need tanklad, mis pandi kinni, siis väga suures mahus need asendatakse suurtemate võimsamate tanklatega, mis on nagu võib-olla nagu tahaplaanile jäänud. Nii et siin on mingi sellised arengud, teatud mõtted ja noh, päeva lõpuks ikkagi tarbija peab leidma enda jaoks sellise hea ja see puudutab igat kütuseliiki ja põhjuse, miks ta seda või toda kasutab. Noh, ütleme taksofirmade puhul ja ütleme ka rendiautode puhul, noh, ütleme just nagu sellise sharing'u platvormi autosid, siis seal on ju sama oluline see, kus kohas sa laed ja kiirus. Taksofirmadel eriti on see oluline, kus sa saad laadida, kui kiiresti saad laadida, sest aeg on taksofirmadel ikkagi väga suur raha ja väärtus ja siit tekibki see võib-olla selline hea kombo, kus sa tahaksid elektriautoga sõita, samas sul väga piirab see äritegevust, noh, siin on üks hea niši koht on siis taksonduse autod, nagu, et saab kiiresti tankida ära ja sõita elektriautoga, et see on selline hea koht kindlasti. Siin oli enne kortermajadest juttu, kui lihtne või kui levinud see on, et tõesti majas on, paned juhtmesse ja tuleb vesinikku selle asemel, et elektrit tuleks. See on tõepoolest, kolleeg mainis, et see on ikka tõesti Jaapanis on olemas sellised lahendused ja arendavad seda ja seal on nagu, noh, ongi see kombi lahendus ühest küljest saartalituse kontekstis, teisest küljest see sooja efektiivsuse kätte saamine, seda vesiniku mitte ainult ei pea muundama elektrit, vaid sa saad ka tegelikult kasutada seda ka põletamisena energia saamiseks, et noh, sellised lahendused. Võib-olla Jaapani omapära on alati olnud, et neil on ka selline kindlasti tuumaenergeetikat kõvasti rohkem, jah, nad on küll importijad, kuid siiski nad vaatavad alati selliste innovatsiooni poole pealt võib-olla, kuidas saada kasutada ära olemasolevad ressursse rohkem kui võib-olla teised, et Jaapanist Eestis, kaugemale see veel pole jõudnud? On ikka, Koreas on ka kindlasti, aga jah, me räägime ikkagi sellest Aasia piirkondadest, et minu teada siin kohe kindlasti Baltikumis ei tohiks olla ühtegi, minu teada laiemalt Põhja-Euroopas ei ole sellist lahendusi laialdaselt kasutatud. Mõned entusiastid on tõepoolest rakendanud ka Eestis, kus juures kui niimoodi mõelda, kus on kütuselement generaatorid, kasutatakse vesinikku nii-öelda siis saartalituse back-upiks, et sul on paneelid, sul on diiselgenekas, ehk siis ongi selline saartalituse üks komponent näiteks. No, väga praegu võib-olla keegi on tähele pannud, on ka siis üks Eesti ettevõte, kes toodab kütuselemente põhinevad generaatorid, mobiilimastid, sõjanduses või ütleme militaarvaldkonnas generaatorite kasutamine. No, seal on teatud sellised eelised, mida ala ei tekita müra, ei ole sellist jalajälge, mis termokaameratega on jälgitavad ja mingi sellised plussid, mida siis rakendatakse vastavates militaarharudes. Nii et jah, aga jah, selles mõttes ta on väga selline Aasia keskne võiks öelda praegu. Noh, ütleme see innovatsioon võib-olla tipptasemel on jah, siis seal on rohkem seda pigem. Tõesti. Me ei ole rääkinud siin sellest veel, et vesinik küll, aga räägitakse rohelisest vesinikust, räägitakse hallist vesinikust, neid värve on seal veel mustmiljon piltlikult öeldes, et võib terve selle värvi nimekirja ette võtta. Mida need seal siis tähendavad? Et roheline ma saan aru sellest, et on kas taastuvatest energiaallikatest pärit, aga mis edasi? Jah, definitsioonid natuke nagu ajas alati mängivad, aga no põhi sellised teised ja põhimõtted on, et kui on fossiilne, siis kasutatakse selle värvi nagu halli, kui on roheline või rohelise sisendite poole, siis on nagu roheline vesinik, siis on olemas alati ka sellised kombineeritud lahendused nagu sinine vesinik, mis olemuselt on toodetud nagu fossiilsete meetmete või ütleme fossiilse kütusega näiteks, aga CO2 või siis jääk CO2 kogutakse kokku. Ja siis ta muutub selliseks, mitte päris roheliseks, aga nimetatakse siniseks. Ja siis on olemas sellised ka roosa termin ja valge termin.
roosad käsitletakse enne kõik võib-olla tuumaenergeetikas toodetud vesiniku kontekstis ja valge on siis selline asi, mis on käibel ja kasutatakse enne kõike sellist looduslikku päritolu vesiniku kohta. Siis nagu maagaasi saad maa seest nagu välja pumbata. Et teadaolevalt ka Eestis on mingisugused valge vesiniku ressursid olemas, aga kui palju ja mida täpselt, et ma olen praegu vastuse võlgu. Aga meil Eestis siin on siis peamiselt näiteks Alexela näitel on ikkagi roheline. Just, et jah, ütleme, see on meie eesmärk alati olnud, et see oleks mitte hall on, et me saaksime ikkagi öelda ja ütleme, Euroopast kasutatakse enne kõike praegu küll halli vesiniku maagaasist enne kõike toodetuna tõepoolest, aga jah, et see ei ole meie eesmärk mitte kunagi olnud. Ja siit tulebki võib-olla seda konteksti alati kasutada, et miks mõned hinnad on mingis ajas, mingis kohas, mingi sellised nagu nad on, et kuidas saadakse ka mingi kütuseliik konkreetselt. Siin on Hiina sõltuvusest ka päris palju räägitud olnud ja kui me mõtleme nüüd sellele, et vesinik võiks tulla turule, kas see kuidagi aitaks näiteks seda vältida, et me saaksime kuidagi Hiinast või mingitest teistest sellistest väga konkreetsetest kohtadest jutumärkides lahti või tegelikult nende puhul hoopis tuleks lihtsalt uus selline tarnesõltuvus ja siis nad hakkavad meil uut asja tootma ja ei saa neist kuhugi lahti. Mingis mõttes võib ju mõelda, et mingis osas justkui saaks, et vesinikku me ju saaksime toota siin ise. Samas, millest me teda siis toodame. Jah, et meil on vaja ikkagi need tuulegeneraatorid, päikesepaneelid. Kust tulevad päikesepaneelid täna? Sealt tulevadki. Nii et see seotus meil ikkagi on ja niisama lihtsalt sellest päris lahti ei saa, eks, et vesiniku küll on siin ju planeeritud, ma ei tea, kas toodetakse, ega siis nii-öelda biovesinikku, eks ole, biojäätmetest vesiniku toota, siis veel mingisugused katsejärgus on mingitest bakteritest, siis tekitada selline vesiniku tootmisjaam, et neid lahendusi on palju, aga päriselt globaalselt enamus vesinikku tuleb maagaasist täna ja see, mida Euroopa ikkagi silmas peab rohelise või puhta vesiniku all on ikkagi taastuvenergiast on siis tuul, päike ja vesi, ehk siis hüdroenergia, et sealt see puhas vesinik tuleb. Et kas me seda suudame siis ise toota nii palju ja kas me need päikesepaneelid suudaksime ka ise toota ilma Hiina abita? Et täna ilmselt mitte. Jah ja ei, et selle mõttes, et ega võib-olla laienda selle mõtet, et ega alati tuleb küsida, milleks ja mis probleemi me lahendame, et lihtsalt vesiniku tootmise pärast on, ma ütleksin, võib-olla kõige lihtsam, et kõige raskem ikkagi on leida selle mõistlik kasutamine ja siis see tarbija, kes nagu saab sellest mingi kasu päeva lõpuks või siis lahendab mingit probleemi, mis on tema jaoks vajalik, et kui me räägime sellest energiasõltuvutest, iseenesest tuul, päike on meil siin teatud mahus olemas, eks ole, meil on siin biojäätmeid ja biost saaks toota, aga võib-olla siis biost oleks mõistlikum ikkagi biometaani toota ja seda kasutada, et saab ka edasi väärindada neid asju. Ja kui me räägime silt nii-öelda väetiste maailmas, siis jah, et me toodame vesiniku valmis, saamegi ammoniaagi poole vaadata, mis on samamoodi väga, väga, väga tõsine küsimus ju ka praegu geopoliitilises olukorras, kus väetised on kättesaadavuse ja hinna poole pealt üles roninud nagu kütustegagi. Ja kui me räägime metanolist, siis ega me saamegi metanoli väärindada edasi laevanduse kontekstis ja võib-olla teatud keemia ja tööstuse kontekstis. Ja siis tegelikult, kui me võtame niimoodi, et puhtalt tehnoloogia poole pealt, on selline võib-olla Aasia tootjad on praegu olnud ees, aga nagu ma mainisin, on ka Eestis väga, väga vahvaid ettevõtmisi, mis toodavadki Eestis reaalseid asju, mida saab kasutada siin Eestis ja samamoodi hakata vastupidi võib-olla eksportima Aasia suunas. Et ma arvan, et tuleb ikkagi vaadata sellist ikkagi mõistlikku lähenemist just sellest kontekstis, et milleks me midagi teeme ja mis probleemi me täpselt lahendame ja siis sealt hakata nagu siis üles ehitama täpselt seda äriplaani, nagu kellelgi midagi vaja on. Kui nüüd vesiniku tuleviku peale mõelda, siis praegu me oleme rääkinud, et tõenäoliselt seal raskeveokite juures on, miks mitte ka mõne suure muu transpordiliigi juures, aga kui
kui mõelda näiteks 10 aasta perspektiivis, kas see on nüüd lõpuks minemas sinna, kus me hakkame päriselt vesinikku järjepidevalt ja rohkem kasutama? No ma ütleks kohe niimoodi, et me juba teeme seda praegu ja täna, et me toodame, me kasutame ja lõpptarbijad sõidavad sellega, et nüüd meie jaoks on ülesanne seda kindlasti arendada, mõelda, mis saab veel teha vesiniku kontekstist. Ja see ei ole ainult transpordisektor siis, et me vaatame laiemalt nii-öelda raske transpordis ka edasi ja siis ka võib-olla mingi muid kasutamisi. Aga ütleme, meie nii-öelda ja meie klientide üks ikkagi selline küsimus on alati olnud, et mis autot ma saan, kui me räägime puhtalt kerge transpordi konteksti, et mis autot ma saan ja päeva lõpuks, mis on selle mitte ainult soetamise hind, või tegelikult ka järelteeninduse hind, et see on nagu need on küsimused, mida võib-olla tahetakse pidevalt saada sellist update'i, võiks nii öelda. Ikka jah, et kui auto vananeb, siis ta mingil ajal vajab hooldust, remonti, mõne osa vahetust. Tulenevalt nõuetest ka näiteks vesiniku auto puhul vesiniku paagid, siis, mida siis täidetakse 700 baarise vesiniku survega täispaagi puhul, et neil on ka tegelikult oma eluiga ja on see siis 15 aastat kuni 11 000 tankimiskorda, muidugi 11 000 tankimiskorrani vaevalt, et keegi jõuab, see oleks täiesti ebareaalne. Et see oleks miljoneid kilomeetreid läbisõitu juba, aga ajaliselt küll jah, ühel hetkel saab see 15 aastat täis ja siis tuleb need paagid välja vahetada. Nii et kas ta siis on kallis või odav, mina vahest ütlen, et kallis või odav on vahest ka maitse asi. Et mis sulle sobib, selle sa võtad, mida sa tahad, selle sa valid. Eks siis samamoodi elektriautodel ju ka aku vahetamine maksab ja mitte vähe. Ilmselgelt jah, kui see aku ühel hetkel on piisavalt läbi kulunud, et ta ei hoia enam sellist energia hulka seal sees, siis ta peaks ta välja vahetama või auto välja vahetama. Jah, ja ühel hetkel juhtub see ükskõik mis marki elektriauto, elektriakuga. Jah, et küll mitte enamasti, mitte esimese kuni 10 aasta jooksul isegi mitte, aga peale seda küll jah, kui läbisõidud lähenevad sul seal sadadesse tuhandetesse ja rohkem, siis mis töötab see kulub jah. Teeme siis lõpetuseks väikese uudiste rubriigi ka, et kas Alexelal on veel plaanis vesiniku tanklaid praegu ehitada või on praegu see sellises ootefaasis, et kuniks tuleb masinaid juurde? Meil on arendusprojektid käimas, on õige vastus ja lihtne vastus ja me ikkagi vaatame ikkagi veel kord vesiniku kui ühte enda toodet, mida me pakume siis oma partneritele, klientidele, siis üks toode väga suurest ja laiast energiaportfellist. Ma arvan, seda tuleb võib-olla niimoodi vaadata, et mis toode, mis töö jaoks sobib kõige paremini. Ja kuidas Hyundai vaatest on? Jah, ma arvan umbes samamoodi, et tegelikult autotootjad ja Hyundai samamoodi siis ju arendab nii elektriautosid väga tugevasti, suur valik, arendab vesinikusõidukit juba mitmes põlvkond, just uus tuleb välja, arendab vesiniku veoautosid ja see tähendab seda, et ka nemad näevad seda, et ilmselt tulevik ongi selline, et meil on mitu eri võimalust. Ei ole ainult elektriauto, ei ole ainult sisepõlemine, ei ole ainult vesinik, vaid ilmselt see nii ongi, et meil tulevikus on rohkem valikuid. Ja minu arvates see ongi parem. Nii et lööklause vesinik on tulevik jätkuvalt kehtib? Ei saa öelda, et ei kehti. On võib-olla õige vastus, et siin on palju räägitud ju sellest, et see on nagu minevik ja tulevik on midagi muud. Et ma arvan, et ei tasu nagu väga suuri klappe endale ette panna, et tulebki olla selline avatud asjadele ja võib-olla need samad entusiastid on hoopis eesjooksjad lihtsalt ja näevad midagi teise nurgalt, mida meie võib-olla ei näe. Et tulebki olla avatud alati, et ma arvan, see on nagu põhiline. See on. Ahto Ühesalu, Artur Janov, suur tänu stuudiosse tulemast, suur tänu ka vaatajatele, kuulajatele. Mina olen Brent Pere ja järgmine Energiakool juba järgmisel korral.